Mul on hea meel siia paluda Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Tere, Keit! Keit räägib meile Euroopa Komisjoni ootustest. No me teame, mis need ootused on. Pange kõik tossav kinni, aga räägib ka toetustest seoses rohepöörde ja õiglase üleminekuga. Ja siin on meil võimalus kaasa rääkida, osaleda küsitluses ja vastata küsimusele Slido keskkonnas. Küsimus on, kas Eesti majandus võidab rohepöördest? Vastuse variandid on seal igasugused. Osalege palun ja sellega ka siis aitate kaasa esinejale ja võib-olla kaudselt kommenteerite tema esinemist. Keit, aga enne kui te peale hakkate, ma kiiresti küsin, ma ei eelda pikka vastust. Kas me siis tohime ehitada uut põlevkiviõli tehast või ei tohi? Ikka tohib, ma arvan. Ma ei usu, et komisjon on see, kes kuidagi ütleb, et seda tohib või ei tohi ehitada. Et eks see on iga riigi enda otsus. Et teine küsimus on see, et kas see on tänases majanduslikus ja poliitilises kontekstis kasumlik ja mõistlik tegu. Aga see on meie risk. Aga see on teie, mis teie, ega siis ei mina ega sina seda ei ehita, eks ju, et eks see on Eesti Energia risk, kes seda õlitehast siis ehitada soovib. Ja see on ka Pannjärve huvi seda keskust ülal hoida, nagu Tauno Võhmar ütles, et kuidas me ilma saastetasudelt elama hakkame. No eks ma sellest räägin veel. Selge, Keit, aitäh. Tere hommikust teile kõigile. Väga hea meel olla jälle Ida-Virumaal ja nii ilusa ilmaga ja nii ilusas kohas, et kui korraldajad mind ka kutsusid siia, et üks esimesi, mitte enam esimene, üks esimesi ikkagi füüsiliselt toimuvaid üritusi, et siis see minu tingimus pool naljaga öeldud oli ka see, et ma tulen ainult siis, kui on ikka ilus koht. Ja kui ma sain teada, et siin Pannjärvel ja Alutagusel on, siis oli selge, et koht on ilus ja võib ka füüsiliselt kohale tulla, et ei pea ainult virtuaalselt arutelu pidama. Et ma proovin tõesti teie jaoks selle arenguvisiooni arutamise raamistada nende laiemate Euroopa Liidu trendidega, et mis puudutab nii õigusaktides tulevaid muutusi kui ka siis neid investeerimisvõimalusi, et võib-olla see esimene sõnum, mis mul on kindlasti see, et ega see õiglane üleminek ei saa niimoodi toimuda, et me nüüd kuidagi istume siin ja kõike ootame, et nüüd kuidagi see toimuks ja et see toimuks õiglaselt ja et see toimuks kõik hästi niimoodi nagu hästi ja positiivselt. Et väga palju on see ikkagi ju meie enda teha, et väga palju on see Ida-Virumaa inimeste teha ja ka laiemalt Eesti inimeste teha, et kuidas see üleminek toimub ja kuidas me neid võimalusi kasutame. Ja neid Euroopa Liidu vahendeid, mida kindlasti saab olema väga suures mahus, võrreldes varasemate aastatega ja ma arvan, kunagi järgmiste kümnendite jooksul neid investeerimisvõimalusi nii palju ei ole, et ma arvan, neid ei tasuks ka vaadata nagu toetustena, vaid neid ikkagi tasukski vaadata niisuguste, ütleme siis, võimaluste ärakasutamise nagu soodustajana. Et ennekõike see ikkagi on ju selleks mõeldud uute võimaluste loomiseks, sest ma arvan tänaseks, kas see, kuhu ma pean sellega näitama, et ta ka edasi läheks see slaid. Jahaa, nii, see on hea soovitus alati, et ta kõigepealt sisse lülitada. Nii, seda ma tegin. Nüüd ma proovin uuesti vajutada. Et tänaseks, ma arvan, on päris selge, et kui te oma nendel varasematel arengukonverentsidel võib-olla rohkem rääkisite sellest, midagi sellest rohevaldkonnas nagu tehakse ja mingid kliimateemad on, aga et meid see veel nagu niivõrd ei mõjuta, et me proovime ikka selle vana mudeliga nii-öelda edasi minna nii kaua kui võimalik. Ja see oligi, tegelikult see varem oli võimalik ja me enne kõik elasime ikkagi niisuguses maailmas, et me saame seda vana mudelit
väga-väga pikalt veel edasi, majandusmudelit väga-väga pikalt veel edasi kasutada, et kuigi see keskkond läheb veidikene raskemaks, siis no täna on päris selge, et see rohepöörde protsess on pöördumatu ja see kliimaneutraalsus 2050 eesmärk on ikkagi väga tõsine ja päris ja ega seda enam tagasi ei pööra, et see viimase aasta arengud on olnud ikkagi väga kiired, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas. Meil on see Euroopa Liidu kliimaseadus, mis tõesti ka siis selle kliimaneutraalsuse eesmärgi raiub õigusaktidesse ja meil on ka siis nüüd eraldi kokkulepe, mis on ka kliimaseaduses kirjas, et CO2 emissioon Euroopa Liidus siis 2030. aastaks, mis on siis 9 aasta pärast, peaks olema vähenenud juba siis 55% 1990. aasta tasemest ja see on väga selge suund ettevõtetele, pankadele, kes ettevõtete projekte investeerivad ja ka tarbijatele üle kogu maailma ja tegelikult me neid muutusi näeme praktiliselt igapäevaselt ka ettevõtete käitumises, et Eesti Energia on nüüd ka välja öelnud sihi muutuda siis nii-öelda siis heitmete suhtes neutraalseks või kliimaneutraalseks 2045 vist oli see siht jah, et mida väga-väga paljud energeetikaettevõtted üle maailma on juba teinud, sest see on rahastajate ootus, see on investeerimisfondide ootus, see on tarbijate ootus ja see ei ole ainult midagi niisugust, mida kuidagi Euroopa Liit nõuab või ootab. See tegelikult, see protsess täna on palju laiem ja ma arvan lõppkokkuvõttes, kui Eesti kuidagi oleks Euroopa Liidust väljas, jumal hoidku, ma loodan, et seda kunagi ei juhtu, et siis ega see meie seis ei oleks selles mõttes väga palju teistsugune või parem tegelikult, kui neid globaalseid arenguid vaadata, et ka USA on võtnud nüüd suuna sellele, et olla siis kliimaneutraalne ja 2030 siis vähendada emissiooni 50%. Praegu tundub, et ega see pult vist nüüd ülemäära hästi ei tööta, aga vast saame ka vajadusel päris ilma hakkama, et samasugused sihid on tegelikult võtnud täna Hiina 2060. aastaks, Jaapan, Lõuna-Korea ja mida see sisuliselt Eestis tähendab, on ikkagi see, et energeetikas me fossiilsetest kütustest siis praktiliselt peame loobuma, et kui nüüd võtta see Stockholmi Keskkonnainstituudi Eesti aru tehtud uuring, et mida siis Eestis tuleks teha, et siin on siis see kasvuhoonegaaside emissioon 2017 ja siis mudel, et kui Eestis oleks kliimaneutraalsus, et siis reaalselt see tähendab seda, et energeetikas ja transpordis on emissioonid ikkagi praktiliselt nullis ja siis põllumajanduses jääb neid ikkagi omajagu alles praktiliselt sama palju kui täna, seal lihtsalt ei ole võimalik neid vähendada, tööstuses ka enam-vähem sama ja jäätmete osas siis väheneb, et see hästi-hästi suur muutus, see kõige suurem muutus selgesti siis peaks just tulema energeetikas ja transpordis. Mis nüüd Euroopa Liidu poolt nagu puudutab, et siis Euroopa Liit neid arenguid riikides suunab siis kahte pidi, et ühelt poolt läbi uute investeerimisvõimaluste, millest ma kohe pikemalt räägin, aga teiselt poolt läbi siis ka ikkagi õigusaktide nii-öelda uue raamistiku või tegelikult siis õigusaktide tugevdamise, et 14. juulil
siis tuleb välja Euroopa Komisjoni ettepanekute pakett, milles siis ingliskeelne nimi on see Fit for 55, ehk siis oleme valmis 55%-liseks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et millel kindlasti saab olema päris konkreetne mõju ka Ida-Viru piirkonnale. Et alguses nad on ettepanekud, siis liikmesriigid hakkavad neid arutama, siis nad loodetavasti 2 või 3 aasta pärast võetakse vastu ja siis hakkavad järjest jõustuma, nii et see ei tähenda nagu kohest muutust, aga pikemas perspektiivis kindlasti see õiguslik keskkond muutub, et muutub nii see heitkogustega kauplemise süsteem. Ma arvan, et seda juba täna ettevaatlikult võib nagu välja öelda, et eks see eesmärk on, et see kasvuhoonegaaside heitkoguste see CO2 hind oleks veel veidikene kõrgem, eks kogutakse neid kvoote turult rohkem ära ja seda kvoodisüsteemi laiendatakse transporti ka merendusse ja elamuehitusse, et mis kindlasti ka põlevkiviõlitööstust mõjutab ja üldse siis kogu transpordisektorit ja tugevdataksegi ka siis energiatõhususe taastuvenergia eesmärke, nii et see kindlasti päris suuri muutusi tulevikus kõikides riikides kaasa toob. Et esmakordselt ka tegelikult komisjoni ettepanekul on siis tõesti nende muutuste toetamiseks ka eraldi Euroopa Liidu eelarves vahendid ette nähtud ja nagu ma enne ütlesin, ma arvan, nii palju raha, Euroopa Liidu raha muutuste tegemiseks, kui nüüd saab olema järgmise 7 aasta jooksul, enam tulevikus kunagi olema ei saa. Sest Eesti saab väga kiiresti rikkamaks, juba sellepärast Euroopa Liidu vahendite osakaal meil langeb ja see õiglase ülemineku fondi eesmärk on ka tõugata seda muutust taga just praegu, kui ta peaks algama, et mitte aastal 2040, vaid praegu, sest kui praegu hakata neid muutusi tegema, siis on võimalik ka need reaalsed tulemused 2050. aastaks saavutada. Ja õiglase ülemineku fondiga te olete kindlasti siin kõik väga hästi kursis, olete ise osalenud nendes, paljud teist kindlasti nendes aruteludes, teate enam-vähem seda sisu, seal väga palju seda üldist raamistikku räägiti ka piirkonnaga läbi, et eks nüüd küsimus on selles, et missugused täpsed meetmete tingimused saavad olema, aga on selge, et seal on nii ettevõtete toetuse ümbrikud, ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenusteks saab sealt raha, väikeettevõtluse toetamiseks, koolituseks, hariduseks, piirkondlikuteks algatusteks ja sotsiaal- ja terviseteenusteks, et kui siin Jüri Nikolajev enne ütles, et te pärast hakkate arutama, et kuidas hästi-hästi väikese rahaga, ütleme siis nüüd kõiki need eesmärke saavutada, et siin ma nagu ei oleks päris nõus, et tegelikult raha on nagu päris palju. Et nüüd tähtis on see, kuidas see võimalikult efektiivselt ja sihipäraselt ära kasutada nii, et tõesti siis see üleminek uuele majandusmudelile saaks olema ka edukas ja ma kindlasti tahaks rõhutada seda, et ei tohiks kinni jääda ka siin Ida-Virumaa kontekstis ainult sellesse õiglase ülemineku fondi. Ega Ida-Virumaa saab ju kasutada ka kõiki teisi Euroopa Liidu eelarve võimalusi, et nii seda nii-öelda suurt 7-aastast üleminekuperioodi, kus alles see tegelikult see kavandamine ja täpne programmeerimine raam on paigas, aga täpsemalt alles käivitub ja algab ja ka sellest Euroopa Liidu eelarvest või Eesti ümbrikus siis arvestuslikult 30% tegelikult läheb kliimamuutustega seotud teemadele ja lisaks siis taastekava juurde ma veel kohe tulen tagasi, kus siis 37% on kliimaga seotud tegevused ja mis puudutab suuremaid ettevõtteid ja
ja omavalitsus, siis ega ei pea ju ainult nende Euroopa Liidu eelarvevahenditega piirduma, et on väga head võimalused ka Euroopa Investeerimispanga laenudeks ja garantiideks erinevate projektide teostamisel, et mida Eestis ka päris aktiivselt kasutatakse ja ka üle maailma. Ja ma saangi aru, et ka selles õiglase ülemineku kavas nendel EIB laenudel saab olema oma roll, et mis näiteks puudutab siis Narva-Tallinn raudteeühenduse kiiremaks muutmist, nii et kindlasti ka nendele võimalustele tuleks tähelepanu pöörata, et mis nüüd taastekava puudutab, et läks, et siis täna vist umbes praegu valitsus peaks siis see taastekava heaks kiitma, Eesti siis taastekava osa, ja homme sellega Euroopa Komisjonile esitama ja seal on samamoodi Ida-Viru ettevõtetel ja omavalitsustel väga palju võimalusi, sest prioriteedid on ju need samad, mis rohepöördega hästi kokku lähevad. Ettevõtete rohepööre ehk siis jällegi ettevõtete investeerimisümbrik, et kus siis saab kliimasõbralikke tehnoloogiat kasutusele võtta, uusi teenuseid, samamoodi on seal digipöörde ümbrik, säästlikud transpordi toetamise meetmed. Ma arvan, mis on Ida-Virumaal minu arvates, kui ma siin ikka ringi sõidan, näen, et võiks olla ka päris suur teema, on ka siis energiaefektiivsus ja renoveerimine, siis eriti korterelamute renoveerimine, milleks tekib väga palju võimalusi ja ka ettevõtetele palju võimalusi, aga siis vesiniku kasutusele võtted, mis puudutab nii siis seda tootmisvõimekust kui ka siis selle kasutamise taristut. Nii et niisuguseid suuri teemasid, et kus võrdlemisi lihtne on rahastamist leida ja mis siia Ida-Virumaa konteksti ka minu arvates päris hästi sobivad, ikkagi päris palju. Teie selle arutelude kontekstis kindlasti on tähtis ka see, et millal siis seda raha nüüd kõike kasutada saab. Ja siin pigem Eesti on olnud, ma ütleks, võrdlemisi niimoodi rahulikult toimetanud, et mis see eestlaste ütlemine on, et tark ei torma. Et kui siin Portugali ja Hispaania taastekavad näiteks ja Taani on juba siis komisjoni poolt ära hinnatud ja saanud ka juba siis selle komisjoni positiivse vastuse, et siis Eesti praegu selle kava alles esitab, mis siis nüüd tähendab seda, et kuna puhkuste periood ka veel tuleb peale, et muidu komisjonil on 2 kuud aega seda analüüsi teha, et nüüd tõesti seal taotleb ka veidi pikemat perioodi, sest vahepeal on puhkused, et siis kuskil september-oktoober võiks olla siis see aeg, kui komisjon annab oma hinnangu ja siis liikmesriigid ja komisjon ka selle Eesti taastekava heaks kiidavad ja siis vast sügise lõpus, talve alguses on võimalik hakata ka neid vahendeid kasutama, et õiglase ülemineku fondiga, ma arvan, on see rütm umbes sama, et sügise lõpus on siis see reaalne aeg, millal neid vahendeid kasutada saab ja see on ka selge, et kui valdade vaates vaadata, et siis osa tuluallikaid tõesti pikas perspektiivis kaovad, ma ei usu, et nüüd järgmise 5-7 aasta jooksul siin tekib suur muutus ja eks nende asemele siis peavad tulema uued tuluallikad ja uued töökohad ja jällegi ka lõpuks ma just rõhutaksin seda, et paremat aega ja võimalust
eks nii-öelda rohepöördeks Ida-Virumaal ei tule ja siin nagu oodata ei tasu, et noh, et ootame, et äkki kuidagi see õiglane üleminek toimub või vaadata valitsuse suunas või Euroopa Komisjoni suunas, et noh, et mida te tahate, et me teeksime. Et eks need lahendused ikka siit tulema siit koha pealt ja tuleks mõelda nagu selles võtmes, et kuidas Ida-Virumaa võiks olla ka teistele ettevõtetele atraktiivne piirkond lisaks põlevkivitööstusele ja noh, loomulikult ka siis sellele, et kuidas siis nende ettevõtetega koostöös, kes täna Ida-Virumaal inimestele ennekõike tööd ja leiba annavad hea palga eest ja maksavad palju makse, et kuidas siis nende ettevõtetega koostöös ka neid rohepöörde eesmärke täita. Ja ma tõesti arvan, et pigem esimest korda on olukord selline, et kus raha ei ole otseselt see kõige suurem probleem. Et kõige suurem probleem on ikkagi selles, et mis on siis need uued ideed ja uued võimalused ja kuidas neid päriselt ära kasutada, et ma rohkem ei räägikski praegu, sest teil on kindlasti palju küsimusi ja ma hea meelega nagu just nendele siis vastaks ja kõige põletavamaid asju prooviks siis Euroopa Komisjoni vaates kommenteerida. Aitäh, Keit, aga ma ei näe, et siin oleks palju küsimusi. Tavaliselt ju Euroopa Komisjoni ametnikelt midagi küsitagi. Lastakse ära rääkida siis. Aga miks mitte? Võiks ju küsida. Kas Slaidos on küsimusi? Vabandage, tehniline mehe. See ei tööta. Suurepärane. No siis ma lühikokkuvõtte, mis ma kuulsin. Protsess on pöördumatu, tulevad uued piirangud, vana mudeliga jätkata nii kaua kui võimalik pole jätkusuutlik, raha on nagu raba, nuputage ja jagage. Konkreetne. Umbes nii, jah, võib ju seda kokku võtta küll, et eks need piirangud on ka alati uued võimalused. Et noh, mida me näeme ikkagi mitte ainult Euroopa Liidus, vaid üle maailma ongi see, et see rohepööre on tegelikult kaasa toonud väga suure niisuguse teadus-arendusinvesteeringute kasvu ja väga suure just uuenduslikkuse ja innovaatilisuse laine, et noh, samas ma mainisin, eks kõik need, mis puudutavad vesinikku, kõik, mis puudutavad uusi taastuvenergia tehnoloogiaid, noh, ka põlevkivis tegelikult, ütleme siis kogu seda protsessi, mis puudutab keemiatootmises erinevate siis produktide tootmises põlevkivi kasutamist, et noh, seda me näeme üle maailma, et hästi palju tehakse uusi investeeringuid ja selles mõttes juba see põlevkivi, ütleme siis see rohepöörde protsess nendes piirkondades, kus kasutatakse, ma ei tea, põlevkivi, kivisütt, eks neid on päris palju, on päris palju muutusi kaasa toonud ja teil on see küsimus vist, millel te nüüd ei saa vastata, ma saan aru, kuna see Slido ei tööta, et kuidas see küsimus oli täpselt? Mina võtsin selle kokku umbes niimoodi, et kas rohepööre on hea või halb. Kas Eesti majandus võidab rohepöördest? Jah, et siis ma ei tea, kas te panite tähele, et eile ka Keskkonnaministeerium ja Majandus-Kommunikatsiooniministeerium esitlesid siis seda analüüsi, et mis siis on selle nii-öelda rohepöörde või siis majanduslik mõju nii tarbijatele kui ja ma nägin pressiteadet ja seal midagi head meil oodata ei ole Ida-Virumaal. Mina nägin ka seda pressiteadet ja see oli väga positiivne minu arust. Et seal ju põhiliselt, seal oli ka väike esitlus ja kõik, kes olid seal kohal, olid nagu hästi üllatunud. Kas tõesti niisugused mõjud? Et kas tõesti see nagu mõju Eesti eelarvele ja majandusele kokkuvõttes on positiivne? Et kas tõesti see tarbijate kulu on nii väike? Kas tõesti see üldine mõju, see negatiivne mõju on nii pisike, et noh, tihtipeal see foon on vaata olnud selline, et ikkagi põhiliselt ikkagi halba tuleb sellest rohepöördest, et minu arust pigem see analüüs näitas seda, kõik stsenaariumid tegelikult näitasid seda, et see üldine rohepöörde mõju Eesti majandusele ikkagi on nagu plusspoole peal.
Vaadake, selles praeguses mina olen kontekstis. Narvas. Ma olen aru saanud niimoodi, et need positiivsed hinnangud tulevad Tallinnast ja Narvast tulevad risti vastupidised hinnangud. Ma elan inimeste keskel, kes arvavad, et kunagi tuleb ka Brüsselis inimestele aru pähe ja see rohepööre lõpetatakse ära. No see selleks, neid inimesi on Siin ma meil just tegelikult ütlesin, väga palju. tegelikult nendele inimestele mul oli sõnum, et Jaa. ei tule. Aga aruka poole pealt, vaadake, arusaamatu asi, te räägite, et vana mudeliga jätkata nii kaua, kui võimalik, pole jätkusuutlik. Meil on vastupidine küsimus Narvast. Miks me peame kinni panema selle vana mudeli, kui ta töötab? Ja kui uut tasemel kõrval ei ole, ehitame selle uue kõrvale, laseme vanal töötada. Miks see süsteem ei tööta? Ei, see niimoodi peakski töötama, et võib-olla siis ma täpsustan oma seda mõtet, et ma arvan, et varem tegelikult on veidikene see mõttemaailm olnud selline, et me jätkamegi selle vana mudeliga. Ja kui sa mõtled nii, et me jätkame vana mudeliga, siis sa piisavalt ei mõtle sellele, et mis see uus mudel võiks olla. Vaadatakse, et äkki see kuskilt nagu tekib või vaadatakse kellegi teise otsa, et valitsus või komisjon, et äkki siis kuidagi toote meile selle uue mudeli või kukub kuskilt meile ja me saame ise hakkama. Et ma arvan, et see tänane hetk, seesama, kui me räägime sellest arengustrateegiast aastani 2035, et tänane hetk tegelikult ongi see, kus uus mudel sinna kõrvale tuleks tekitada, tuleks arutada seda, et mis see uus mudel on. Ja sest ega siis keegi seda põlevkivi tootmist nüüd päevapealt kinni ei pane. Ja kui vaadata ka seda Eesti Energia kliimaneutraalsuse arenguvisiooni, et see ju samamoodi ei näe ette nüüd koheselt põlevkivi kasutamise lõpetamist. Et siin me räägimegi ju elektri tootmisest, kui räägime siis sellest uute gaasist ka, eks ju, siis 2030 siis väljumisest ja siis kogu siis põlevkivi kasutus 2045, et eks see ongi see pikk perspektiiv ja nüüd seda praegust aega tulekski selleks kasutada, et see uus mudel sinna kõrvale tekiks. Mida ma pigem tahtsin öelda on see, et ma arvan, et varem seda päris tõsiselt arutatud ei ole, et pigem on nii, et küll me saame selle vana mudeliga ikkagi kuidagi ka tulevikus hakkama. Ja pigem tänase olukord on niisugune, et kõik saavad aru, et nüüd ühel hetkel see ikka lõpeb, mitte homme, mitte ülehomme, aga 2035, kus arengustrateegia on, et selle lõpuks peaks tegelikult see uus majandusmudel paigas olema. No vaadake, meil on väga palju andekaid kliimanoori, kes kaebavad meid kohtusse ja tahavad, et kogu see tööstus päevapealt kinni pannakse ja nende hääl on tugevam kui see arukas hääl, et ehitame uue kõrvale ja las vana töötab. Võib-olla see on kommunikatsiooniprobleem. Ja see võib tunduda niimoodi avalikult. Ma arvan, ma ise selles asjas sees olles ei näe seda nii. Ma arvan, et ikkagi Eesti energeetikasektor on väga tugev, väga mõjukas, nende häält kindlasti ka kuulatakse ja võib-olla see oli see minu teine sõnum, et täna asi ei ole selles, et mida keegi Brüsselist ütleb. Asi on selles, et maailm muutub. Mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka USAs, Aasias, igal pool. Ja see teadmine, et saa enam fossiilsete kütustega niisugusel kujul jätkata, me peame leidma teised lahendused, et see siiski on laiem. Et isegi kui öelda siis nii, et need komisjoni ametnikud kuidagi oleks teisel arvamusel, et siis pangad ei anna enam niisugustele fossiilsete kütuste projektidele lihtsalt rahastamist, ei anna laenu, investeerimisfondid seda ei tee. Lihtsalt see keskkond on niisugune, kus ei ole võimalik niisuguse tootmisega sellisel kujul enam jätkata, et pigem see on see, mida tuleb arvestada, et sõltumata sellest, mida siin Euroopa Komisjon ütleb või ei ütle. Meil on küsimused tekkinud. Millist riiki võiks Eesti rohepöördel eeskujuks võtta? Ma arvan, et ikka võiks Skandinaavia poole vaadata. Mis neil rohepöördega on? Nende, selles mõttes võiks vaadata Skandinaavia mida poole. Mida nemad kinni panid? Ei, et mis võiks vaadata Skandinaavia poole selles mõttes, mis puudutab uusi võimalusi, mis puudutab energeetikas, just taastuvenergeetikat, meretuuleparke, kõike seda, mis muutus, et seal toimuvad tavalisi tuuleparke ja siis ma arvan, võiks vaadata Saksamaa sisse. Et seal on kindlasti päris palju niisuguseid piirkondi, mis on loobunud
kivisöest energia tootmisest. Asendanud Vene gaasiga. Ei, mitte ainult, leidnud endale piirkonniti väga head arenguvõimalused, et mingis mõttes, kui vaadata seda Euroopa ajalugu, et siis ju 20 aastat tagasi, natuke rohkem, ütleme seal 30-40 aastat tagasi, kivisöest energia tootmine oli ju see kõige levinum. Ja need piirkonnad, natuke on see sama, mis meie täna põlevkiviga teeme, need piirkonnad täna kõik on leidnud endale uue elu, uue arengu, kindlasti ka Suurbritannias on päris palju neid piirkondi, et ka sinna nagu tasuks, ma arvan, tasuks vaadata, et just Ida-Virus just piirkonna võtmes. Nii, no siin on kriitika selle sotsiaalmajandusliku seda ma ei oska kahjuks nii täpselt palutakse teaduspõhist lähenemist kommenteerida. Ma ise vaatasin, tundus täitsa adekvaatne uuring, nii palju kui ma lugesin. See, kas rohepööre peaks olema järsk või aegla? Me rääksime praegu, et meie aeg saab kohe täis, mul üks küsimus selle koha kohta, kus me oleme, mis on Alutaguse jaoks, Põlevkivi valla jaoks uus tuluallikas? Te rääkisite uutest tuluallikatest. No eks see uus tuluallikas on ikka, nagu see peaks olema, uued töökohad. See on üks pool. Teine pool on see, nüüd läheb nagu sellest Euroopa Komisjoni pädevusest ka välja, aga eks ma olen riigisüsteemis ka päris pikalt töötanud, et siin kindlasti ka riik peaks mõtlema oma maksupoliitikas, et kuidas neid maksutulusid siis asendada teiste instrumentidega, tasandsfond ja niisugused asjad on nagu olemas, aga see ei pruugi olla piisav ja kindlasti tasub Alutaguse vallal ka need õiglase ülemineku fondi võimalusi ja taastekava võimalusi aktiivselt kasutada, et kui siin oli juttu ka sellest samast keskuse arendamisest, et see on ka kindlasti üks niisuguseid valdkondi, kus seda Euroopa Liidu vahendeid tulevikus saab kasutada ja tasuks mõelda, mida siia veel head ja ägedat saaks teha, et inimesed siin rohkem käiksid ja lisaks sellele 2 suurele üritusele oleks siin pidevalt rohkem rahvast. Aitäh, Keit Kasemets! Kas tulid ka kingitused Keit Kasemetsale vist? Või seekord ei kingita midagi? Ma ei oota tegelikult. Euroopa Komisjoni raha. Midagi, jah, et aitäh. Väga armas. Aitäh, Keit! Aitäh, soovin teile asjalikke arutelusid ja seda, et valmiks siis niisugune visioon, mis 2035 tõesti Ida-Virumaa täiesti uueks looks, et pigem siis see, nagu sa sissejuhatuses ütlesid, et pigem see, et tuleks teha midagi hoopis teistmoodi, uut ja ikkagi suurt. Ja seekord ma arvan, see on õige, et kui me midagi ei muuda, siis ikkagi on jama. Et tuleks mõelda selles kontekstis. Aitäh, head päeva! Saatus on karm, raha on, nuputame.